siis sinu töö lennujaamas? On hooldus ja remont ja põhiline on hüdrasüsteemid ja elektrisüsteemid. Kas täna testimine ja mootorite remont on ka veel. Kas tänase ilmaga on rohkem tööd? On ikka, masinad lagunevad rohkem sellega. Ja nad siis ööpäev läbi sõidavad siin? Jaa, kui iga lumi saab, siis nii ööpäev läbi. Millal sa ise viimati lennukiga sõitsid? 2 aastat tagasi. Esimest korda. Päriselt? Päriselt ka. Kus sa siis ära käisid? Käisin Rootsis koolitusel. Kelleks sa end ise pead? Muidu olen põllumajandusmehaanik õppinud selle, aga masinad on ühed ja samad. Ei ole vahet sellel umbel. Suurte masinatega olen harjunud ja seda teinud. Mõnus on tegelikult, ma tunnen mõnu sellest nagu öeldes. Kogu aeg olen seda täis päikest peale isa kõrvalt. Kes ei tunne meie 9. mai kolhoosi uusi tavasid, võib küsida, kes siis seekord saabub? Kuningas, Maharaja või koguni kosmonaut? Paistab nii, et peaaegu. Esimees Endel Liiberg pani tema auks rinda isegi töökangelase kuldtähe. Peategelased isa Villem, ema Ene-Mart Jakk ja keegi seltsimees X. Kallis pisipoiss, tänasest alates aga algab sinu elutee, sest täna saad sa siin sinu kodukoha Väätsa kõige ilusamas majas endale nime. Mart Jakk Hannes, Villemi poeg. Niimoodi siis Hannes Poju. Et selline lugu Hannesega oli ükskord, et teie olite ka selles filmis. Mis te mäletate sellest? Mäletan. Ma ei tea, kui filmis seal on, võib-olla mõnikümmend sekundit. Aga see Kamaja oli terve õhtu. Suitsupamme lasti seal ja udu tekitati. Ja... Kohe läheb ju lahti pidu. Suur pidu väikese mehe auks. Sest mida siis veel tähistada? Või mitte kõige suuremat sündmust elus. Sündis inimene. Ja mul on see nii selgelt meeles, et 19 Tallinn filmi autot oli selle asjaga seotud. Ma ei mäleta, kui pikk see film üldse oli. Seal ta näitas ka vist minuti võib-olla seda pidu või rohkem ei näidanud. Tallinnas jooksis helisev muusika. Ja siis oli Hannese film oli nagu ringvaateks. See tädi on külanõukogu esimees. Küll näed varsti, et karu võib ühel mehel olla, aga paberid peavad olema tingimata. Jaa, täpselt tean. No kuidas see käis? No, Väätsal ja hoidsime seda poissi oma käes ja oli vist nii või? ja mina olin ristiema ja Jaan oli ristiisa ja linnas käisime filmi vaatamas ja... isa näidati ka ju, kuidas vilja võtab ja kombainer oli suur. Ka vili kasvab meil nagu müür. Sinu isa on kombainer, tubli töömees, nagu neid meie kolhoosis on palju, nagu sinagi varsti. Koju tulen, siis jätkan sama tööga, mida ma teen lennujaamas, aga teiste masinatega. Ja teiseks on jahil käimine, see on teine. Ma arvan, et kusagil 2 nädalat on vahe sees, võrreldes eelmist aastat. 10 aastat tagasi oli sama, kui ma siia Tallinnasse lennujaama tööle tulin. Siis paks lumi oli maas, siis oli palju tööd, aga
selle aja jooksul on kõik teiseks muutunud, ilmastik on muutunud. Nüüd kui lennukid ei lenda, nüüd on uuesti jahedamaks läinud. Aga uuesti õhku tõusevad, siis on muutunud jälle soojemaks ilmastik. Selle eest jääb inimestel jaksu üle muuks ja mõistlikumaks. Masinad ju lapsi ei kasvata. Seda teevad emad ja isad. Ema, emakene, memmekene. Luba mina tasakesi. Oma emme, kalli memme, põselegen pai. Pika pai. Väike uinak ongi tehtud. Tule palun, et ma hüppan sealt koha alla. Nii, veidi. Hopsti. No vot. On ju näha ikka. Täitsa sarnased. Soovime, et väike Annes hästi ruttu kasvab ja meiega mängima. Nemad läksid esimese klassi ja see esimene klass luges ja laulis sel ajal, kui see sünni registreerimine oli seal. Aga see Korbunoh käis kellegiga siin ja palus, et ma ikkagi läheks Annesega sinna. Mitu korda käis palumas siin. See tehti nagu ühe päevaga ära. Jaa, ühe päevaga kõik tehti ära nii nagu oli. Meil käis küll üks päev ainult, aga see, nad käisid ju Lõõles seal filmimas ja Voorel jalutab seal Rukki välja. Tema elab ka veel. Panema vanad asjad. Sa kiusad mind, eks või? Mis sa kiusad mind? Et oskab kalli teha. Kalli. Jah, pildi peal ei paista see, aga ta oli väike jah kusjuures. Ja siis meie siin. Majad. Neid on alatasa liiga vähe. Praegu ehitame garaaži ja töökoda. Võib-olla saab ka sinust ehitaja. Alguses on klotsid muidugi veidi väiksemad. Aga siia tuled sa kord kindlasti. Kas sind ennast näiteks filmi tegemine ei ole huvitanud või? See on üks, ma ei seisa paiga peal, see ongi, ma olen nagu püsimatu inimene. Esimeste seas ilmub tööpostile keegi populaarne demograafia tegelane. Ta nagu teaks, et ilma temata sellele loole punkti ei pane. Ma näitan, see sama tüdruk on nüüd siin. See on Eve, tal on pikad patsid, väga pikad patsid. Annes, Villu ja väike Margo. Ja hakkasin uuesti Eestisse kohta otsima, otsin, et kõige parem koht on lennujaam. Passisin, ootasin ja kui sinna see kõigule maastamal, siis masinad olid, purud olid. Ja praktiliselt 3 aastaga, nüüd on 4 aastaga on ka laienenud tohutu jõudselt. Kõik need firmad, mis on hästi madal, need on kõik tõusnud. Mingisugune, ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga nii ta tegelikult on. Mis sa endale soovid sünnipäevaks? Tervist kõige rohkem. Et elada hästi pikalt, hästi mõnusat elu. See on kõige tähtsam elus. Hästi palju looduses liikuda. See on põhiliselt. Ja alati sõprade ja perega koos olla. See on kõige tähtsam.